Minu nimi on Kadri Sepp, olen Põhja-Eesti Regionaalhaiglas arst-resident kardioloogia erialal ja täna patsiendikoolis on meil teemaks päike ja süda. Millest tuleb juttu? Alustades võtsin appi sõbra Google'i ja vaatasin, mida inimesed on sellel teemal teada tahtnud. Küsimused. Kas päikesevalgusel on südamele head või hoopis negatiivsed mõjud? Kuidas südame-veresoonkond võtab osa organismi termoregulatsioonist? Kas päikese käes viibimine tõstab meie pulsisagedust? Kas südamepuudulikkusega patsient võib päevitada? Kas vitamiin D tarvitamine vähendab südamehaiguste riski? Kuidas südamehaigustega patsiendid peaksid käituma kuumalaine ajal? Ja kas südamehaigustega inimestel on päikesevalgusega seotud eripiiranguid? Hakkame siis pihta. Kõigepealt siis räägime positiivsetest päikesega seotud mõjudest. Alustame vitamiin D-st. Vitamiin D toodetakse spontaanselt nahas päikese ultraviolettkiirguse toimel ja suvekuudel sellest ka piisab vajaliku D-vitamiini saamiseks. Eelkõige seisneb D-vitamiini tähtsus organismi kaltsiumi ainevahetuse regulatsioonis. Aga on uuritud ka väga palju selle kohta, kas vitamiin D suurem tase meie organismis, kas see vähendab ka kuidagi südame-veresoonkonna haiguste riski. Paljude vaatlusuuringute järgi on leitud seos organismi madalama vitamiin D taseme ja kõrgenenud haigestumuse südame-veresoonkonna haigustesse, nagu näiteks südameinfarkti, insulti. Aga kahjuks pole suudetud veenvalt tõestada, et vitamiin D nagu lisatarvitamine seda haigestumist südame-veresoonkonna haigustesse vähendaks. Toon näiteks välja ühe kõige suurema 2019. aasta metaanalüüsi, mis võttis kokku 21 korralikku randomiseeritud uuringu tulemust, et pikaajaline vitamiin D tarvitamine kahjuks haigestumist ja suremust südame-veresoonkonna haigustesse ei vähenda. Aga siiski arvestades meie Eesti laiuskraadi, siis soovitaks kõikidele mitte suvekuudel, siis vähemalt tarvitada vitamiin D-d lisaks. Ja päike kindlasti, mis on päikese juures kõige suuremaks positiivseks efektiks, on, ma ütleks isegi, meile on positiivne efekt meie vaimsele tervisele. Ja kui jätta välja just palavad suvepäevad, siis Eestis muul ajal värskes õhus viibimine, värskes õhus liikumine on igati teretulnud ka kõikidele südamehaigetele patsientidele, sest vaimne tervis on ka südamehaiguste aspektist väga oluline ja kõik, mis vähendab meie stressi, on meie südamele hea. Ja mida siis päikese positiivsest mõjust veel välja tuua? Meie nahk sisaldab märkimisväärset varu lämmastikoksiidi sarnaseid ühendeid, mida ultraviolettkiirguse toimel muundatakse lämmastikoksiidiks ja viiakse süsteemsesse vereringesse. Ja lämmastikoksiid on veresoonkonna üks tähtsamaid vasodilataatoreid ehk veresooni laiendava mõjuga. Ja selle toimel siis arterid laienevad ja sellega langeb süsteemne vererõhk. On epidemioloogiliste uuringute järgi leitud korrelatsioon päikese käes viibitud aja ja rahvastiku vähenenud vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste suremuse vahel. Aga kahjuks selle teema kohta on väga vähe lisainformatsiooni, seetõttu see vajab täiendavaid uuringuid. Aga kindlasti on päikese valgusel meile kõikidele positiivne mõju. Kuidas siis organismi termoregulatsioon ja südame-veresoonkonna rolli selles siis toimub? Inimesed nagu püsisoojased loomad, et meil sisemine kehatemperatuur on valdavalt väga konstantselt sama ja selle hoidmiseks on organismil väga erinevad regulatsioonimehhanismid. Meie ajus on selline hüpotaalumus, mis siis on termoregulatsiooni keskuseks ja vastavalt siis
temperatuuri muutustele, ta saadab siis signaalid edasi nahale, higinäärmetele, lihastele ja teistele organitele nagu süda. Ja kui on väljas on väga palav, et välistemperatuur on väga kõrge, et siis higistamine on üks mehhanismidest, kuidas keha saab ennast ise efektiivselt jahutada. Ja lisaks higistamisele, et rohkem verd suunatakse nahaalustesse veresoontesse, mis laienevad, ehk siis toimub vasodilatatsioon. Ja kuna väga palju verd suunatakse kuuma ilma ajal just nahaalustesse kudedesse, siis süda peab selle võrra tegema rohkem tööd, tõstes südamesagedust ja minutimahtu. Et minutimahtu eelkõige tõstetaksegi südamesageduse tõstmise arvelt. Et löögimaht väga palju ei muutu. Ja terve organism saab sellega väga hästi hakkama, aga südamehaiged, eelkõige siis kroonilise südamepuudulikkusega patsient või rütmihäiretega patsiendid, kellel südamesagedus on muidu väga kõrge, siis nende reservid on väiksemad ja seetõttu on väga raske nende organismil toime tulla. Lisaks kuumus ja higistamine vähendavad organismi vedelikumäära, mis omakorda vähendab ringleva vere mahtu ja see võib viia dehydratatsiooni ehk kujumiseni ja tõstab ka vere viskoossust ehk on ka trombide tekkeoht kõrgem. Ja lisaks on uuringute järgi leitud, et kroonilise südamepuudulikkusega patsientidel on naha vasodilatatsioon ja higistamine vastuseks kuumusele häiritud võrreldes tervete inimestega. Ning lisaks teatud vererõhuravimid ja diureetikumid ehk vee väljaajamisravimid võivad põhjustada veres elektrolüütide nagu kaaliumi, naatriumi taseme häireid, mis omakorda soodustavad näiteks rütmihäirete teket. Ja lisaks südamehaigetele, et kuuma rabanduse osas on enim ohustatud väikesed lapsed ja vanurid. Mis soovitusi siis anda südamehaigetele patsientidele kuuma laine ajal toimetulekuks? Et mina kui tulevane südamearst soovitan eelkõige jälgida oma enesetunnet, et vajadusel siis mõõta pulsisagedust, mida väga kõik saavad teha, katsudes oma randmel arteriaalpulssi ja mõõta siis vererõhku. Et patsiendid, kes on oma haigusest väga hästi kõrge haigusteadlikkusega, teavad oma seisundit üldiselt ja oskavad seda hinnata. Ning tegelikult, kui südamepuudulikkus on kompenseeritud, inimene võtab ilusti kenasti ravimeid, pole probleeme, siis loomulikult võib ka natukene päikest võtta, aga kindlasti kuuma laine ajal siis hoiduda väljas olemist, õues olemist kõige palavamal ajal ehk siis keskpäeval, et pigem siis liikuda värskes õhus siis kas hommikupoole või õhtupoole ja tarbida siis kindlasti ka piisavalt vedelikku ja arvestada ka sellega, et mitte ainult tavalist vett tuleb juua, aga eelistada siis kuuma laine ajal ka mineraalvee joomist, sest higistades kaotame me lisaks veele ka mineraalained, et kõige rohkem siis keedusoola ehk naatriumkloriidi ja vähemal määral ka magneesiumi ja kaaliumi, mis on kõik olulised meie organismi stabiilseks toimetulekuks. Ja paljudel raske südamepuudulikkusega patsientidel on arsti poolt varasemalt määratud vedeliku piirang, et rangematel juhtudel isegi seal 1,5 liitrit ööpäevas või isegi vähem. Aga siis suure higistamisega kuumal ajal, et sellest jääb kindlasti väheseks, et ma soovitaksin konsulteerida oma perearsti või siis südamearstiga vedeliku tarbimise hulga osas. Et üks lihtsaid viise, kuidas enda siis organismi kujumise taset siis hinnata, näiteks jälgida oma ka uriini värvust, et tume kontsentreeritud uriin viitab sageli kujumisele. Nii. Ja soovitan ka vältida kuumal ajal alkoholi tarvitamist ja liigset kofeiiniga jookide tarvitamist, kuna need väljutavad organismist liigset vett, need toimivad selles osas nagu diureetikumid ehk vee väljaajajad. Nad vähendavad antidiureetilise hormooni tootmist
ja seetõttu rohkem vett väljub uriiniga. Ja tuleks kanda heledaid riideid ja katta päikesekiirguse eest pead. Ja sageli suvisel ajal on inimesed kõik väga liikuvad, kes on maakodudes, kes on reisil, et kindlasti ära unusta oma ravimeid koju ja ka suvisel ajal siis pea kinni oma raviskeemist, aga et raske südamepuuduse patsiendid võib-olla vajavad siis ka rohkem vereanalüüside kontrollimist, et eelkõige siis elektrolüütide taseme osas, kes siis peavad võtma suures annuses näiteks vee väljajäämisravimeid. Et tänase loengu siis viimaseks aspektist räägiksin siis nii-öelda ühe siis rütmihäire ravimi ehk siis amiodarooni, mis firma nime all on sageli Cordaron, amiokardiin, siis üheks sagedasest kõrvaltoimest, et amiodarooni kasutatakse väga palju näiteks kodade virenduse arütmia korral kui ka vatsakesest tulenevate rütmihäirete korral. Ja see on Eestis üks põhimõtteliselt ainus rütmiravim, mida saab kasutada ka struktuurse südamehaigusega patsiendil. Et kõige rohkem on teada amiodarooniga seotud kilpnäärmega seotud kõrvaltoimeid, aga võib-olla arstid isegi sageli unustavad rääkida valgustundlikkusest ehk siis fotosensitiivsusest. Et seda võib isegi kirjanduse andmetel kuni 75% patsientidel esineda pikaajalisel amiodarooni ravil, et kui vähemalt seda ravimit on kasutatud mitmeid kuid. Ja fotosensitiivsus ehk valgustundlikkuse korral siis meie nahk saab põhimõtteliselt sarnast nagu kahjustus, nagu ta saaks päikesepõletuse ajal. Ehk nagu nimigi ütleb, et nahk on päikese osas oluliselt tundlikum, kui ta muidu on. Ja amiodarooniga võib harvem esineda ka päikeseallergiad ja see risk tõuseb samuti ravikestvuse tõustes. Et amiodaroon pikaajalise ravi korral patsiendid võiksid suvisel ajal katta oma nahka päikese eest ja kasutada tugeva päikesekaitsefaktoriga päikesekaitsekreeme. Lisaks võib ravim põhjustada ka hüperpigmentatsiooni ja selliseid sinakaid laike näol, mis siis üldiselt on kõik need toimed on taaspöörduvad ravi ärajätmisel. Ning lisaks amiodaroonile võib harvematel juhtudel ka diureetikumid ja beeta-blokaatorid nagu metoprolool põhjustada valgustundlikkust. Aga sellega on siis meie tänane patsiendikooli loeng läbi. Aitäh kuulamast ja kaunist suve kõigile!